Tere kõigile! Me oleme alustamas oma 13. matkalõiku nüüd sellel Penijõe Kauksi matkateelt ja 13. ja ühtlasi ka viimane. Me oleme siin kuuekesi, mina, Ave, Tiina, Argo, Kadri ja Siim Iisakul või Iisakus meie poe ees ja meil on õhtul kell 7 ja meil täna tuleb siin lühem päev, aga siit ma hakkan varsti kõndima nüüd kohe. Ja, täna on reede, et hakkame reede õhtul käima. Teeme täna 10 kilomeetrit umbes. Homme 30, ülehomme ka 30. Et alustasime jah reedel, et seda 70 kilomeetrit natukene jupitada kuidagi. See on väga tore, et meil nii palju on seda matka lõpetamas. Päris hea, jah? Ma loodan, me jõuame ilusti Kauksi kohale pühapäeva õhtuks, et kauge koht kui tulla. Et äkki saame siis ikka ühe korraga tehtud. Meil on võimalus lõigata muideks. Ei, me mingi 10 kilksa. Ja, otse on 10 kilomeetrit. Otse on 10 kilomeetrit, ega me siis ümartame 70 peale ära. Otse ära ja me saame 2 päeva Peipsi järjest suvitada. See oleks parem, jah. Aga kahjuks on selline, natuke ikka vahepeal kiusame ennast, et tänast 10 kilomeetrit jõuame Rüütli lõkke kohta ja näeme, kuidas seal läheb. Et me nüüd panemegi siis seljakotid selga ja hakkame minema. No nii, tšau! Liigume! On nagu... Seal on just märgid, hästi palju märke. Me nüüd oleme käinud ära poole oma 10 kilomeetrist, umbkaudselt, täpselt ei tea. Ja väike puhkepaus. Ja puhkepaus ei ole sellepärast, et me otseselt oleme väsinud või et see 5 kilomeetrit oleks väga selline kontimurdev vaev olnud, vaid puhkepaus on mille pärast, Ave? Sest nagu nähtavasti kaotasin ära oma magamiskoti. Usutavasti oma magamismati ja siis Siim on nii... Tundus aus, et Siim Sest tegelikult Siim märkas. See on nagu tema süü. Ja kuna Siim on nii galantne, et ta ei tahtnud, et ma magaksin maas, siis ta lihtsalt läheb ja jookseb selle... Aga teistel poistel on jumala kama 2. Aga jah. Loodame, et Siim varsti jõuab tagasi. Või peab keegi meist minema teda otsima ja siis me ükshaaval lähme. Loodame parimat. Meie väike paus on läbi saanud. Kadunud matt on üles leitud. Kadunud matt pannakse ilusti tugevalt kinni. Siis asume uuesti teele. Nii ongi.
me jõudsime Rüütli lõkke kohta. Ma olen korra natuke eemal. Meil on niimoodi, et siin oli 2 naisterahvast juba ees ootamas. Kas nähtavasti on täpselt samamoodi nagu meie. Alustasid naise, kust jõudsid siia. Siis midagi saab kindlasti filmida, aga võib-olla ei saa väga palju filmida, et ei ole viisakas. Et siis näeme. Aga muidu lõkke koht on aus. Puit on vähe, aga vaatame äkki me saame siit metsa kuivama saega teha, et natuke ikka saame lõket teha ja siis meil on hästi. Kui ma üksi eemale tulin, siis ma käin üksi ka vaatetornis ära. Siis ei hakka keegi teine kõigutamas ja mul on vähem hirmus. Natuke vaatan ka seda, et ka siin põhimõtteliselt oleks magamise võimalus ka. Ja mulle isegi tundub, et peaaegu on. Nii et mõtleme selle peale. Ei ole väga kõrge õnneks. Ja kohe olemegi üleval. Nii. Kaader 1, duubel 2. Siin peaks olema Lauka järv, kuhu kahjuks läks vana tee, aga uus tee sinna ei lähe. Nüüd me oleme siin Lauka järve kõrval. Ja vaatan, kus saame lihtsalt vett võtta, et ennast sellega üle kasta. Nii, meil hakkab siis õhtu läbi saama, oleme Rüütli lõkke kohas ja näitan teile magamiskohta. Kuna siin oli torn, mida praegu ei näe, ilmselt hommikul näeb, aga lähed oli torn, siis mõtlesime, et tuleme torni magama. Osa seltskonda on telgis, aga meil on siis Ave siin. Ja Arda. Tega üle serva midagi näed, see on siuke 10 meetri kõrgune torn ja oleme siin ja siin Kadri ja Tiina on telgis. Kell on 7:20 ja ärkasime siin või vaikselt ärkame siin oma tornis. Arda veel magab. Pimedas näha ei olnud, et ma näitan siis valges ka. Öösel saime natuke vihma, siis pidime vist veidi ära kolima märja koha pealt kuivemate kohtade peale. Aga lähme teeme nüüd väikse söögi ja hakkame edasi liikuma. Tere hommikust ka minu poolt. Sain oma asjad kokku. Tornist alla. Ja Argo vist juba askeldab siin, aga me siis vaatame, kuidas meil see RMK plats või mis platsi meil ennegi. Näha on selline väikse plats, täpselt siin raba ääres, stend, meie naabrid telgis, käimla, puu
algude koht. Ja seal me siis kohe sööme. Tere hommikust! Meil nüüd on hommikusöök söödud, asjad hakkavad vaikselt kokku saama meil siin laagris ja kohe-kohe alustame teed siis oma järgmisse ööbimiskohta ehk siis Agusalu lõkkekohta. Täna on meil käia umbes 30 kilomeetrit. Väga ei tea, mis tee peal huvitav tuleb, sest tundub, et selline palju asfalti peal käimist. Palju vist ei ole, aga kõike tuleb, ma arvan. Asfaltteed, kruusateed, põlluservasi ja lõpuks on ikkagi raba ka. Päris pikalt on raba kusjuures. Et jah, saab teada ja õhtul saab kindlasti ujuma. Jah, eile ei ujumine ära, aga täna õhtul kohe kindlalt saab. Oleme ehk 6 kilomeetri ringis kõndinud, võib-olla pisut vähem. Ja nüüd siin Iisaku ja Kauksi vahelisel teel, maanteel, me siis ööbisime ühel pool ja nüüd me kõnnime mööda seda maanteed. Oleme kõndinud juba täitsa paraja portsu ja siis varsti saame teisele poole seda maanteed minna, kus lõpuks on ka meie ööbimiskoht. Oleme jõudnud suht märjale alale. Panime jalga jalatsi katted, natuke kuivem oleks, aga üsna metsik on. Me jõudsime Võsa vahelt välja ja leidsime siit Aasa pealt ühe puhkekeskuse. Jah, Paika puhkekeskus. Meil on käidud 11 kilomeetrit, seega 1/3 tänasest päevast. Päris palav oli, päris märg oli isegi vahepeal, see on hästi mudane ja ligane teen. ja hästi niisk õhk. Tegelikult ei ole nagu väga lihtne käia. Ja vahepeal ikkagi hein üle pea, vähemalt minul. Isegi ülilämbe päev on. Et selline väga hea oleks kuskile vett hüpata, täpselt selline tunne. Aga me peame vist 20 kilomeetrit kõndima enne kui vette saame. Me ei ole nii ebamikkel. Teeme kiire peatuse ja liigume edasi. Võtame allika vett. Jah, täidame veenõud ja siis hakkame minema.
kell on 16.34. Oleme käinud ära äkki 22 kilomeetri kanti ja hakkab müristama. Terve päev on olnud väga palav, aga teadsime ette, et võib tulla õhtul sellist kõva sadu ja natuke tormi. Äkki nüüd tulebki igaks juhuks otsima asjad välja. Kell on nüüd 16.56. Veel vihma ei ole. Igaks juhuks on keep mul siin pealpool valmis, et kui vaja, siis saab kiiresti selga tõmmata. Ja päris tugevat müristamist on juba. Ja ühel pool siis meie poolt minnes siis vasakut kätt on juba taevas selline ühtlaselt tumehall. Vaatame kaua veel peab. Meil on vast 7 kilomeetri kanti veel minna. 5 minutit hiljem taevas. Et isegi ilma päikseprillita väga pime ei paista. Aga päris palju tuult on juba. Siin mul läks vihmavari tagurpidi ja juba sajab. Uus ilmareportaaž on see, et on juba päris vihmane. Vist hakkas sadama, jah? Nähtavust väga ei ole. Ja nüüd siis nii ongi. Veel 6-7 kilomeetrit minna. Me jõudsime Sagusalu lõkke kohta. Saime vihma, nagu näha oli. Teeme niisuguse esialgse energia taastamise, et mõned snäkid sisse, ootame kuni vihm üle jääb ja proovime ujumas käia ja siis teeme tõsise söömingu. Korra mõtlesime, et me jõuame kell 11 öösel siia. Ja me oleme nüüd nii vara enne 7. Nüüd see umbes 6:30 siis. Pool tundi on edas. Meil just lõppes viktoriin ja nüüd me läheme siia Agusalu järve, kui ma õigesti nimed mäletan, ujuma ja natuke ennast pesema. Ja siis tuleme tagasi ja paneme telgid püsti ja vaatame, kaua me veel istume ja millal me magama sätime. Kell on 10:30 ja meil nüüd on siin lõkkekohas käidud ujumas. On õhtusöök söödud ja nüüd me siis veel vaikselt istume. Üritame lõkke põlema saada. See oli pisut selline keeruline, seepärast et otseselt kuiva küttepuud ei ole, et peame siit metsast leidma natuke ja seda saagima ja kuivatama. Aga et siis äkki saab selle põlema, äkki saame ka natuke õhtuks seal grillvorste teha. Ma enne vist väga ringi näidanud, eks ju, et seal on niisugune kapselune, kus on meie rahvas, sööb, istub, joob. Mõned päevad telki püsti. Me Ardoga üritame magada siin laavus. Jah, sellepärast ka võib-olla nagu väga ei saa enne, et ei saa ka võib praegu vaadata, et me jagame seda lõkkeplatsi, et siis nii ongi, et saame ilusti siin hakkama. Ja ma arvan. Jah, just. Hommikuni. Jah. Kell on 9.12. Meie oleme peaaegu hakanud asju kokku saama. Viimased veel sellised sättimised käivad. Ma ei tea, kuidas me seda täna räägime, aga et kui meid alustas matka 6
siis täna läheb edasi 4. Et 2 matkalist leidsid, et on juba käidud küll. Rohkem ei ole seekord vaja. Nii et siis nüüd jätkame 4. Ja täna on siis kõndida umbes 30 kilomeetrit äkki. Vaatame, palju lõpuks jääb. Võib-olla umbes jälle 10 kilomeetri pärast, midagi sellist, natuke rohkem. Jõuame Peipsi kaldale ja siis mööda kallast kuni Kauksisse, kuni lõpuni. Ja saimegi kõndima 4. Oleme kilomeetri kõndinud ja nii me lähemegi. Sa mõtled, et lähme roostele? Oleme 5 kilomeetrit kõndinud ja nüüd meil on teel veetakistus. Üritame sellest läbi minna. Sai 8 kilomeetri juures käidud, 8-9 vahel ja väike paus, kujutame jalgu. Tuulutame jalgu, kujutame. Nüüd on käidud 15 kilomeetrit ehk pool tänasest matkateest. Veel ei ole küll järve äärde jõudnud. Ma varsti jõuame, teeme kiire tuulutuspausi enne seda jälle. Nii et istume kuni 10 minutit ja siis lähme järveni välja ära. Siis saab ujuma. Jõudsime Alajõele ehk siis veel ei näe, aga kohe-kohe näeme Peipsi järve. Praegu käime linna sisse, sest on selline ilus täitsa elumajade või suvilate rajoon. Täitsa kaunis.
jõudsime Peipsi kaldale Alajõe lähedal ja saime ennast järves kastmas käia. Väga mõnus oli, natuke veel puhkasime ja nüüd meil on 11 kilomeetrit lõpuni minna. Ja lähme mööda siis siin Peipsi ranna äärselt sellist teed, mis siis lõpuks meid Kauksi viib. Kaheksa kilomeetrit veel käia, lõpp läheneb. See, mis meil ei enne rääkimata, et kui me eile ootasime natuke tormi, siis tänane ilmaennustus lubaski täiesti puhast päikest. Praegu mitte ühtegi pilve ei ole. Temperatuur on 27 kraadi juures või midagi sellist, vähemalt ilmateade lubas. Nii et on päris soe ja päike särab enamust eest puhtalt pähe, nii et päris korralik matka lõpuilm. Kohe olemegi tegelikult Kurus. Ja nüüd kohe oleme me siis Kuru kohvikus, kus loodetavasti saame natuke kosutust. Me oleme hästi hilise lõuna teinud. Mõtlesin, et jõuame siia välja ja sööme siin. Vaatame, kas meile pakutakse midagi. Meie väike purksipaus sai läbi. See oli siis viimane paus. Et 4 kilti veel ja oleme kohal. Kaks kilomeetrit veel käia ja siis on tehtud. Mis tegid siin? 1. Mul on väga hea meel selle eelmise pildi või siis selle RMK sildi taustal teada anda, et meil on veel viimane kilomeeter minna ja siis olemegi kohal. Kohe kohal. Paarsada meetrit veel. Ja siis tehtud. Valmis on. Tehtud. Jah, tehtud. Oleme Alutaguse külastuskeskuse taga. Leidsime ilusa varjualuse,
kus saame siis matka kokku võtta. Täna siis kõigepealt võib-olla ma arvan, täna oli väga ilus päiksepaisteline ilm. Täna hommikul alustasime neljakesi ja kõik ilus neljakesi jõudsime siia kohale. Et oli umbes 20 kilomeetrit oli kuni Peipsi järveni kõndimist ja siis Alajõelt mööda Peipsi jõe ja Peipsi järve rannikut siis siia Kauksi juurde välja. Me tegime siis 2 suuremat pausi, eks ju, et esimene oli ujumine, mida me ootasime tükk aega, et kui järve näeme, et hüppame vette, seda me tegime ja teine paus oli siis söögipaus pikem. Ja, et vaatamata väga palavale ilmale, 27-28 kraadi laus päike, et tegime päris tempoga ja saime ilusti siia kohale. Väga hea on olla. Eriti nüüd, kuna me praeguseks oleme juba uuesti käinud järves ennast karastamas. Külastuskeskuses tehti meil päris äge vastuvõtt siin, et lahke perenaine näitas meile maja. Ja jõudsime külastuskeskusesse, et ma ei tea, kes segasin vahele või? Ei. Jõudsime külastuskeskusesse, siis küsiti kõigepealt, et kas on kuum päike ära võtnud, aga siis kui me rääkisime, et hea natuke võib-olla küll, aga me just tegelikult lõpetasime selle matkade ära, et siis oli selline, oli näha, et oli rõõm näha inimesi, kes on siis teinud selle kõndinud ja siia siis jõudnud. Et see on väga tore, et üldse selline võimalus on loodud, et üsna ikkagi mugavalt matkata, et me oleme nüüd saanud väga mitmel RMK telkimisel alal olla ja külastuskeskuses käia, et alati on näha, kui tore, kui võimalused luuakse ja alati on, kui räägid sellest, et siis keegi kuidagi rõõmsalt reageerib ja vaatab. Me tegime siis aastaga ära selle 614 kilomeetrit. 18 ei olnud või? Niisugune igal pool erinev. Pluss miinus. Vist siltide peale 614, aga et jah, aastaga tehtud, eks me hiljem vaatame, palju siis meil reaalselt kõndimist oli, et kohe ei oska täpselt öelda, et ma ei tea, Siim, Kadri. No loeme pildist kokku ja siis vaatame, mis edasi teeb. Nagu need kogu matkad ei viidid. Tänased. No tänased, nagu ma arvan, on mõned saab. Aga kokkuvõttes tegelikult päeva teine pool tegelikult kuidagi läks kergemini. Ülikiire tempo. Siis oli lootust jõuda sihtpunkti. Juba vesi oli silmapiiril. Lõpulõhn oli tunda, et siis oli hea minna, et tead, see peab küll kannatama, aga see kannatus siis lõpeb ja kannatama on võib-olla liiga tugev sõna, aga peab siis pingutama ja siis varsti jõuame kohale. Et see oli väga lahe. Ja jah, aastaga need 600 pluss kilomeetrit, keskelt siis 2 kilomeetrit päevas, et ega ei saa öelda, et me on inimesed, kes käivad järjest selle ära, et ega selles mõttes ei ole ju saavutuse mõttes, ega ta midagi liiga suurt ei ole, aga ma arvan, et just võib-olla keeruline on olnud see aja leidmine, aja sobitamine ja planeerimine, et kuidagi jõuda ikka rajale ja järgmisse kohta jõuda, et eks on see osa võib-olla siis kindlasti ka oma jagu vaeva vajanud. Kadri, mis sul meelde jäi? Täna või kogu matka aeg? See matk oli huvitavam kui eelmine on ju, Aando Ikla, mis me kokku leppisime, et Penijõe Kauksi oli nagu toredam ja huvitavam. Subjektiivne võib-olla. Ma ei tea. Erinev. Eks see mõlemal on väga siin huvitav olid toredaid lõike rohkem, et seal läks lõpp ikkagi üksluisemaks. Ja... Ei, see Ida-Virumaa oli päris väga, et seda... Kui huvitavad lõigud mul jäid nagu ära kindlasti. Vahendusrikas oli sedasi ja eks see värskemad muljed on võib-olla ka nagu sellised teravamad. Et siin on lihtsalt väga siia nurka ei ole niimoodi kolama sattunud pikalt. See oli ju siukene põnev. Jah, mööda Peipsit niimoodi kõndida. Teiselt poolt natukene on... Isegi enne seda vaata ikkagi nagu sellised lõike, kus niimoodi pole väga kolistanud. Ja kui me nüüd selle järgmise matkatee läbi teeme, siis me ikkagi tunneme ikkagi läbi ja läbi Eestit. Jah, ilmselt küll. Saime kõhu täis ja... Ma arvan, et siinkohal oleks veel paslik tänada, et esiteks võib-olla kõiki, kes on siis seda matkateed jaganud meiega, et kuigi meid on 4, siis erinevatel etappidel on oluliselt suurem see kokku see seltskond olnud, et kes on seda
meiega koos käinud. Et kindlasti kõiki neid, kes on selle teekonna palju lõbusamaks, toredamaks teinud ja kindlasti ka teisi kaaselajaid ja abistajaid, et ka neid on omajagu olnud, et kuskil ikka, et natuke kuskile matkateele paremini kohale saada või kuskil midagi, et see on väga tore olnud ja kindlasti kergemaks teinud, aga kindlasti huvitavamaks või toredamaks. Et on inimesi, kes hoolivad ja aitavad. Ja täname ka neid, kes videote vahendusel on kaasa elanud meile, et neid on ka päris palju veel siin. Ja. Et meil on küll plaane, mis järgmiseks, mis matkateele või kuhu me järgmiseks läheme, et see on veel, tuleb see lõplik otsus tuleb siis, ma arvan, kui järgmine tee on alguses, aga et ma arvan, et siin meil see ei lõppe, et meil tuleb veel midagi. Aga igatahes, tänud, et vaatasite ja näeme jälle. Tšau! Noh, teen bloopersi ka ära. Tahtsin näha, mis Kadri ütleb. Täna näed. Nagu oleks või? Nii. Ja nüüd mine võta Argo vastu. Niimoodi, jah. Nii, oota. No liiga kaua ma ei saa. Võta Argo vastu. Kes pilti hakkab tegema? Nii, aga oota. Veel korra. Nii, Ardo, ära värista ennast. Kes pildi teeb? Hoia kinni, ma lähen vajutan nüüd nupule. Aga videosse ma sain, see läkki seal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kas Kadri siit alla kukkus? Kas ei jõudnud mind hoida või? Kus Kadri on? Kadri on peidus täitsa või? Näita. Kus sa oled? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nüüd sa ajasid ilusti jalad Arali ka. See oli parem või? Siimu näo ette või? Ei, nüüd on olemas kõik. No ma arvan, et see kärab küll. Kärab küll, jah. No siin on midagi tähtsas. Saada neile kohe, et nad saaksid hakata imetama.